Tere kõikidele kalade tähtkujus sündinutele. Kalad, vaatame, millised energiad saadavad teid maikuus. Mis ootab teid maikuus ees? Millised on teie jaoks positiivsed energiad ja millised on need energiad, mis teid kinni hoiavad, ei lase edasi liikuda, takistavad? Väga palju on teil maikuus emotsioone. Emotsioonid, no see spekter on lai. Siin on ühest äärmusest teise. Aga nüüd see ongi lugu nüüd selline, et ma näen, et siit hakkab kuskilt lähiminevikust pihta juba mingisugune, kas te lähiminevikus loobusite millestki, läksite millestki ära, jätsite midagi maha, keerasite kellelegi selja, kuidagi nagu mingisugune äraminek. See võib olla seotud kas kellegi inimese või kellegi inimestega. Aga hakkame nüüd lähemalt vaatama. Negatiivne energia ütleb teile seda, et teis on mingisugune pettumus. Teie tunnetuses, teie emotsioonides on pettumuse emotsiooni, küllastumuse emotsioone. Ehk see, et on olnud midagi kunagi, mis teile väga meeldis. See võis teile isegi tunduda täiuslikuna. See võis olla teie töö, teie hobi, teie kodu, teie perekond, teie elukaaslane, mingi projekt, ükskõik mis, teie naaber, teie padi, ükskõik mis, absoluutselt kõik on siin lubatud. Ta oli kunagi teie jaoks täiuslik või ta oli täiuslik, aga te ei saa enam sellest midagi, see ei rahulda teid enam. Te tahate sellest ära, te tahate edasi minna. Teil on sellest kõrini. Kaardid ütlevad niimoodi, et negatiivne energia on selles pettumuses, selles soovis ära minna, elada pettumuse ja sellises küllastunud oleku energias on negatiivne hoopis. Sest teil on tegelikult, mis teil peas toimub, mis teil mõtetes toimub, on ka see, et siin ei ole nüüd lihtsalt kurbus. Teil on nagu selline, peas on selline seisund, kui te elate juba miinuses, kaotuses. Ehk te keerutate peas läbi mingisuguseid mõtteid, näiteks mis oleks võinud olla, või mida ei peaks olema, et mingid sellised mõtted on. Et siin võib olla kahetsust, siin võib olla taga nuttu sellele, mis võib-olla ei realiseerunud või realiseerus nii, nagu te ei tahtnud. Et mingi selline negatiiv siin jookseb välja. Aga kõige selle pärast, mis te seal peas tunnete seda negatiivset ja mis teid emotsionaalselt niimoodi kapriisseks teeb ja negatiivse sellise emotsionaalse seisundi ja tunnetuse teile annab, vaat kõige selle pärast ei näe te tegelikult elu rõõme. Sest te seisate oma mõtetes nende karikate poole, mis on pettumuse karikad, mis on pikali kukkunud. See on siis ebaõnnestumised, need on solvumised ja kõik sellised asjad. Aga tegelikult reaalselt ei ole ju kõik veel kadunud, aga te ei näe seda. See on teil nagu kinni jäämine kuskile minevikku. Mis oleks võinud olla või mis ei oleks võinud olla ja te ei näe seda.
mis on nagu rõõmsat, mis on nagu head, mis on positiivset. Et näete nagu ainult mingisugust kaotust. ja see valu võib siin olla küll ehtne, aga te keeldute nägemast, et tegelikult kõik ei ole ju veel kadunud. siin on mingisugune solvumine. ja kõik, et nendest negatiivsetes mõtetes elada, kui te nüüd vaatate piltlikult ka, siis on väga ilusti jooksevad kaardid siin välja, et see negatiivsel positsioonil, need on need emotsioonid, mis teid enam ei rahulda. ja teie peas on just need emotsioonid, et te näetegi ainult seda, mis ei rahulda. aga see, mis selja taga on püstised karikad, need on teie täisressurss, need on teie rõõmuemotsioonid. ja positiivne positsioon ütlebki, et tundke elust rõõmu. Tundke elust taevalikku rõõmu. Tundke rõõmu sellest, et teil on telefon. Tundke rõõmu sellest, et teil on arvuti. Tundke rõõmu sellest, et teil on internet, et saate praegu seda videot vaadata. Ükskõik millest, tundke palun rõõmu. Et siin jaguneb nagu väga ilusti, et isegi ei ole vaja taroloog olla, te näete ise ka väga hästi ära, kui siin on kõik negatiivne ja teie pilk on pööratud negatiivse poole, siis selja taha jääb teile kõik see, mis on positiivne, mida te ei märka. ja kõik see saab alguse mingisugusest põgenemisest, äraminekust, mahajätmisest, selja keeramisest, mingisugusest, siin võib krutski ka mingi olla, ma ei tea, millestki sellisest kellelegi või millelegi selja keeramisest. Räägin teile positiivsest energiast, kuidas seda negatiivi kõike nüüd eemale peletada ja sellest eemal olla. See kaart räägib teile niimoodi, et olge head kalad, palun maikuus unistage. Unistage, elage fantaasiates. See ei tähenda seda, et te ei peaks üldse mingeid tegevusi tegema, et istuma lihtsalt diivanil ja unistama. Ei, see tähendab seda, et te teete ja elate oma normaalset tavalist elu, nagu te elate, teete oma tegevusi, käite oma tööl või teete oma toimetusi, aga vot need vabad hetked, mis teil on, need tuleks pühendada unistamisele. Sest see positiivne energia on taevaliku rõõmu energia. Ja see tähendab seda, et universum annab teile maikuus võimaluse unistada, elada fantaasiates, võib-olla isegi illusioonides. Ja ta toob nad teile, kui ta mitte kohe mais ei täida neid, siis ta toob need teile lähemale. Siin on nüüd aga üks konks. Te peate seda kõike tegema, seda unistamist, pilvedes lendamist, fantaseerimist. Te peate seda kõike tegema nii, nagu see kõik toimuks juba tänasel päeval. Ärge mõelge palun nii, kunagi. Kunagi novembrikuus ma vahetan toas tapeedi ära. Siis ma saan selle ilusa särava tapeedi omale seina. Kunagi detsembrikuus ostan ma endale selle ilusa asja. Sinnamaani ma ei saa, sest mul on vaja veel maksta mingit järelmaksu või midagi, aga vot detsembrikuus ma ostan selle ilusa asja omale või ostan selle uue vajaliku asja või midagi. Vot niimoodi mõelda ei tohiks. Selle kaardi tingimus on, et te mõtlete selle tänasesse päeva. See tähendab, et te fantaseerite ja mõtlete, et teil on juba see tapeet seinas, et teil on juba see ilus asi või ese olemas. Te istute ja vaatate oma seina ja naudite seda tapeeti. Te istute ja või ükskõik mida te teete
ja naudite juba seda, mida te seal detsembris, novembris, ma ei tea, kuna iganes endale olete unistanud, juba on teil olemas, juba on teil käes. Te olete juba selles hetkes selle asja või selle tulemusega koos. Saate aru, et siin tuleb ennast reaalselt hetkes, tänases päevas tunda ennast selles unistuses. Ei ole alati hea elada fantaasiates, et vahest kaardid tahavad, et te oleksite realist. Aga see maikuu kaardid tahavad, et te olete fantaasiates. Kui te tunnete, et te olete selle fantaasia sees, see on teil juba käes, te olete selles tulemuses, siis see universum annab teile selle. Või miinimum, ta viib teid sinna lähemale. Sest siin on universumi tähelepanu on teile pööratud, teie fantaasiatele, unistustele. Laske oma illusioonidel joosta ja lennata. Ja nagu te näetegi siin, on nagu positiivsed energiat, on teie selja taga, mida te ei näe, ei pane tähele tänu sellele pettumusele, tänu sellele solvumisele ja mida iganes, siis nüüd, kui te hakkate fantaseerima ja unistama, kas või sellest, et ma saaksin Mati või Mallega oma suhted korda, siis see pettumus kaob. Vot see ongi teie selle kuu võti. Unistamine, fantaseerimine ja illusioonides elamine. See on teile lubatud, see kuu. Väga tugev on teie jaoks kellegi inimesega koostöö. Kõigepealt räägib see kaart mulle siin sellest, et te saate iseendaga kokkuleppele. Te pöörate ennast nende karikate poolt, nende maha kukkunud pettumuse karikate poolt, pöörate ennast nende alles jäänud ressursside poole, mis on teie jaoks tegelikult rõõmu toovad. Te saate iseendaga kokkuleppele, te sulandute iseendaga üheks. Te lepite iseendaga ära. Ehk siis te kaotate, ühesõnaga, te saate võitu sellest. Te elimineerite selle pettumuse, selle negatiivi ja nii edasi. Teine aspekt on see, et muidugi siin natukene on vaja mingisugust paindlikkust, aga siin on nüüd lugu selles, et on olemas mingisugune keegi inimressurss, kes teid väga tugevalt toetab. Miinimum on see keegi üks inimene, kellega te olete absoluutselt ühel lainel. Teie koostöö läheb väga hästi ja teie mõistmine, teineteise mõistmine on väga hea. Nii kui ma rääkisin siin suhetest ka, et kui keegi tahaks nagu oma suhteid korda saada või midagi, või unistab teisest poolest, siis siin on väga nagu selline võimalus täitsa olemas. Aga üldiselt igasugused lepingud, kokkulepped, kellegi inimesega koostöö, partnerlus, kõik see on see, mis teid edasi viib. Et üksinda niimoodi pettumuses olla ei ole ka hea. Te saate iseendaga kokkuleppele ja te saate ka kellegi teisega, keegi teine inimene on, kes on täpselt teiega sellel samal ühel lainel. Ja see edasiminek toimub koos. Väga tugevalt võtate võimu, reaalselt, faktiliselt, mis toimuma hakkab mai keskel. Teil on võit. See on võit, mida te ootate, või see on võit, mida te vajate. Kus te ootate võitu? Milles te ootate võitu? See tuleb teile. Kui olid mingisugused olukorrad, kus seda vajasite, siis see siin tuleb. Põhimõtteliselt te olete lihtsalt võitja see kuu. Ükskõik, kus te seda vajate, et olukorrad, sündmused, otsused,
võib-olla võitu iseenese üle, võib-olla võitu mingisuguste enese sees olevate vasturääkivustega ja nii edasi. Ka sellest siin räägib kokkusulandumine. Et ühesõnaga te suudate väga hästi tulla sellest pettumusest ja kurbusest ja mittemeeldimisest ja kõigest sellest välja, te lähete positiivini. Siin on väga tugevalt kaardid näitavad mingit võitu. See negatiivne emotsionaalne energia asendub teie jaoks positiivse emotsionaalse energiaga. Et väga tugev. Ja see kaart, siin nüüd ma tõlgendan seda kaardiga natukene laiemas mõttes, et nüüd mõelge ise, sest see kaart räägib faktilisest ja reaalsetest sündmustest, mis hakkab mai keskel toimuma, et kus teil nagu seda võitu vaja on. Mõni võitleb teist iseeneses millegagi. Siin oli juttu, et te saate kokkuleppele. Mõni võitleb mingisuguse halva harjumusega. Mõni võitleb ükskõik millega, ükskõik kellega, kus teil see nagu selline võitlus käib, et te olete võitja kaart. Siin on võitja positsioon, et hästi tugevalt on see väljendub siin. Ja teil on absoluutselt suur ressurss. Te olete väga ressursside rohke see kuu. On siin tervist, on siin finantsi, on siin materiaalset, on siin aega, siin on kõik. Seksuaalne ja kõik on siin olemas. Et väga ressursside rohke. Inimesed näevad kohe seda, et te vabanete mingisugusest sellisest negatiivsest halvast emotsionaalsest seisundist ja liigute edasi. Et te jätate midagi nagu selja taha. Kellegi inimese tugi ja toetus on väga tugev, vähemalt miinimum üks inimene, aga võib-olla ka rohkem. Et üldiselt inimesed toetavad teid. Võib tulla teil siin mingisugune uus, mitte võib tulla, vaid tuleb kindlasti mingisugune šanss, võimalus uueks alguseks, mis on materiaalne algus. Näiteks ütleme niimoodi, et ma toon siin ühe lihtsa näite. Näiteks on mingisugune projekt. Võib see projekt käivituda kohe maikuus, millel on siis nagu materiaalne tagajärg, aga võib-olla ka lihtsalt allkirjastate mingisuguse paberi ja see on selline alguse impulss. Ja sealt hakkavad asjad edasi minema. Väga aktiivne on teil kuu lõpp, ääretult aktiivne, hästi palju tegevusi, hästi palju toiminguid ja aktiivsust on väga palju. Nii et lõppkokkuvõttes ma loen teile kergelt veel need energiat siit üle. Pettumus, masendus, äraminek, kõrini, solvumine, ma ei taha enam, mulle ei meeldi enam, ma kapriisitsen, kõik see on negatiivne. Positiivne on, et elage illusioonides, ma lähen kuu lõpus võib-olla kuskile puhkama, ma mitte ei mõtle selle peale, et kuna ma seal kuu viimastel päevadel lähen puhkama, vaid ma juba puhkan oma mõtetes ja kõik see toob teid lõõgastusse. Et siin te vabanete mingisugusest väga tugevast pingest, mis teil siin eelnevalt on olnud. Et hästi tugevalt ületate iseennast või mingisuguseid teatud olukordi väga tugevalt, väga suur võitja positsioon, kes ootab mingisugust materiaalset võitu, kes ootab mingisugust lõpptulemust, kes ootab mingisugust uut algust starti, siis siin on kohe nagu kindlalt kaardid näitavad, et on tulemused ja on uued algused, stardid, mis hakkavad edasi nagu reaalselt toimuma. Ja hakkavad toimuma, ma julgen kindlalt öelda, sellepärast, et teil järgnevad sellele aktiivsed tegevused. Et hästi hea aeg on igasugusteks kokkulepeteks, lepinguteks, koostööks, partnerluseks. Väga hea aeg ja just nimelt materiaalses mõttes ka. Nii mitte ainult materiaalses, vaid ka emotsionaalses.
et selles suhtes hästi tugev ja hea kuu, nii et unistage. See on taevane kaart ja see lubab teie unistuste, kui nüüd mitte kohe täitumist mais, siis lähemale viimist kindlasti. Soovin teile ilusat maikuud.